Rebasonu kiusas alati Jänku onu, kuid see oli kaval ja Rebasonu ei saanud teda kuidagi kätte. No juhtusid teised jälle kord kokku. Ei, Jänku onu, hüüdis Rebane. Ei ole aega, Rebasonu, pole aega. Ma tahan sinuga vähe juttu vesta, Jänku onu. No jaa küll, Rebasonu, kuid kõnele sealt, kus sa oled. Ära sa lähemale tule. Ma nägin eile karu onu, ütles Rebane. Ta andis mulle mööda kõrvu, et ma sind alati kiusan. Olete naabrid ja peate rahus elama, ütles karu onu. No ma lubasin talle, et ma sinuga ära lepin. Jänku sügas käpaga kõrvatagust ja ütles, hea küll, Rebase onu, tule siis homme minu poole lõunale. Ma tulen meeleldi. No ma siis ootan. Juba vara hommikul läksid Jänku onu ja Jänku tädi aeda, korjasid kapsaid, porgandeid, spargleid ja keetsid Rebase onu jaoks maitsva söögi. Hakkasid siis teda ootama. Lõpus tuli Siili onu ja ütles, Rebase onu palus end vabandada. Ta on haige ja ei saa tulda. Kui ta palus Jänku onu enda poole lõunale. Jänku jooksis kohe Rebase poole. Kuulatas algul ukse taga, et kas kuuldub haige oigamist. Vaatas siis ukse vahelt sisse ja nägi, et Rebane istub toolil, ise üleni tekkidesse mähitud. Lõunat pole aga kusagil näha. Ainult tühi kauss on laual ja selle kõrval terav nuga. Jänku otsustas asja uurida ja pärib. On sul lõunaks praetud kanapoeg? On jah, ja värske, kiitleb Rebane. Nüüd silus Jänku vurre ja sõnas, ega sa teda ometi tillita küpsetanud, mina küll kana tillita ei söö. Ja hüppas uksest välja ning lippas põõsastikku. Rebane istus veidi ja ootas. Viskas siis tekid ümbert ning jooksis Jänkule järele. Jänku karjub, hei, Rebase onu, ma panin tillid kännule. Võta ruttu, enne kui need ära närtsivad. Hüüdis ja lippas minema. Ning Rebase onu kavalus läks tühja